Seekordses videos ma siis räägin natuke oma suvisest reisist, mis siis kulges Eestist lennukiga Poolast, siis bussiga Tšehhisse ja Tšehhist Slovakkiasse ja siis Slovakkiast lõpuks Austriasse. Aga kuna neid riike on nii palju, siis ma otsustasin, et teha 2 erinevat videot. Et selles videos ma siis räägin põhiliselt Poolast, siis seal ma olin tervelt nädal aega ja siis üle need teised 3 riiki toppisin ma ühe nädala sisse, aga siis seal nendes kohtades ma olin vähem. Seega jah, Poola! Poolas koos Karoliinaga, tere! Niisiis, mu reis kulgeski, et siis Tallinnast lendasin lennukiga Varssavisse, mis on teadupärast Poola pealinn. Ja seal ma sain kokku Karoliinaga, kes on mu poolakast kursakaaslane. Ja ta nõustus olema mu giid selle reisi jooksul, siis Poolas. Ja Varssavis juba kohe me alustasimegi siis minu paleeralliga. Kuusepuu. Nii et me käisimegi Villanovi palees ja issand, mis selle koha nimi oli? Varssavi kuninglik kindlus. Aga see nägi sest välja nagu palee, nii et nagu 2 ühes. Yes! No nii, nüüd me oleme siin selle kuningliku kindluse sees. Ja see kaunis asi, mida te seal näete, ei ole mitte diivan, vaid poodi. Tegelikult Varssavi on päris ilus, see on nagu tavaline suur linn, seal on vanu hooneid, uusi hooneid, kõik on segamini, kõik on kaunis, arhitektuuriga jäin ma väga rahule. Lihtsalt kurb asi on see, et teise maailmasõja ajal Varssavit pommitati päris korralikult, seega kõik originaalsed hooned olid varem ees ja siis hiljem need ehitati üles ühe, kas see oli nüüd 17. sajandi kunstniku piltide järgi. Et jah, päris huvitav, on ju. Siis Varssavist me sõitsime rongiga Łódźi, kust Karoliina pärit on ja see on üks selline tööstuslinn Poolas. No tere, täna on 3. päev mu reisist ja nüüd ma pärast Varssavi olen tulnud siia Karoliina kodulinna Łódźi. Täna on umbes 30 kraadi. Päikese käes on veel hullem. Ja tegelikult on irooniline see, et selle linna nimi tähendab poola keelest paati. Ja kunagi siin oligi mitu jõge, mis on nüüdseks siis maa alla vajunud. Ja siin ei ole ühtegi vee kohta. Sellega oli ülinaljakas lugu, et Karoliina on mingi, et ära midagi erilist oota, et see on selline tavaline tööstuslinn, et seal ei ole nagu midagi enne. Tavai, ma kujutan ette mingi Kohtla järve, mingid korstnad ja ma ei tea, mingi siuke hall, kole ja igav. Ja siis me jõudsime sinna ja ta viis mind kesklinna. No ilmselgelt äärelinnad on sellised vanemad majad värki, aga kesklinn, issand jumal, kui seal need fassaadid ära parandada, siis renoveerida, siis see näeks välja täpselt sama ilus nagu Viin. See on siis Łódźi kunstiakadeemia üks näituseruum ja see lagi seal on disainitud Karoliina isa poolt. Ma olen Karoliina vannitoas ja seda sellepärast, et tal on kõige lahedam
kraan. Lihtsalt vaadake seda. Oh my god. Ja siis Łódźist me läksime edasi Krakowisse, mis on siis linn Lõuna-Poolas. Ja seal, see ongi selline, et seal on selline hästi ilus renessansi aegne vist keskaegne vanalinn. Ja kõik on nagu Tallinna vanalinn, et see on selline väike ja siis kõik on seal koos. Seal on ka kindlus, mille seiklus meil päris toredasti läks. Ja nüüd me seisame siis järjekorras, et minna kuninglikku kindlusse, mis on seal. Okei, see on kirik, aga põhimõtteliselt. No nii, pärast 1,5 tunnist passimist järjekorras me saime lõpuks piletid ainult ühte ossa kindlusest ja meie sisenemisaeg on tunni ja 20 minuti pärast. Seega me lähme ja sööme veits jäätist. Mu sõbranna Karoliina on vegan ja ta viis mind ühte sellisesse kohta, kus sai vegan jäätist ja seda tehakse kookose ja riisipiimast. Ja ma pean ütlema, et see on kõige parem jäätis, mida ma kunagi üldse saanud olen. No nii, see oli kõige tumedam kindlus, kus ma kunagi käinud olen. Seal olid suured saalid, kus ei olnud üldse aknaid ja kuna see on keskaegne kindlus, siis kõik pidid olema küünlavalgel, mis on päris hirmutav. Ja nüüd sajab vihma. Olgugi, et ma seisime järjekorras üle tunni aja, siis see külastus võttis aega ainult 15 minutit. Seega ma üritan olla mitte väga pettunud. Ja jalutasime seal jõe ääres ja üleüldiselt ma jäin väga rahule, sellepärast et Poolast ma ei teadnud mitte midagi otseselt. Teadki pealinna, sa tead, kus sa asud, sa tead, et see on suur, sa tead, et sa said teises maailmasõjas ikka korralikult materdada või nad on kogu aeg saanud materdada igatepidi. Aga ajaloost ma otseselt väga palju ei teadnud ja ma ei osanudki otseselt midagi oodata. Ja vot, siis ühel hommikul ma istusingi bussi peale. Viimane hommik Krakowis, praegu on veits kohvi. Nom-nom. Järgmises osas ma juba räägin täpsemalt, mida ma tegin Prahas ja Bratislavas ja lõpuks siis Viinis. Et näeme.